Nii, oleme tagasi kodukontoris. Käisime siis poes elementaarseid asju ostmas ja mõtlesin, ma vaatan ka muid jubineid, nii nagu mul kombeks on, alati neid küünlaid osta koju, on ju, no prepperi värk. Ja jäi mul silma siis sihuke asi, mis on siis avariipirn. mis on avariipirn? Avariipirn on siis mõeldud selle jaoks, et kui juhtub mingisugune elektrikatkestus, siis on vähemalt sul mingisugune valgus olemas. Ma planeerisin seda juba tegelikult ammu osta, küll kallima raha eest. Okei, veidike paremad näitajad on ka sellel teisel, mis on kallima raha eest. Aga see hetkel Coopi poodides on 5,50 ja lõpumüük. Praegu meie kandi Coopil oli veel riiulid täiesti täis. Mis siis on vahe nende kallimatega? Sellel on siis aku jääb vastu 3 tundi. Luumeneid on ka pisut võib-olla vähem. Aga ütleme, kui on selline olukord, tõesti on see elektrikatkestus, siis sa ei kasuta 3 tundi järjest niikuinii seda. Lisaks, miks ma nagu olen mõelnud seda, sest minu jaoks oli nii veider see, et kui meil ei ole elektrit, täiesti null, siis kui ta mul on soklisse sisse keeratud, ma vajutan lülitit ja ta töötab jälle. See oli veits hämmastav, aga noh, natukene uurimustööd teha, siis oli aru saada, et miks see süsteem niimoodi käib. Kui ikkagi asjad on pistikus ja elektrit ei ole, see pirn on sisse keeratud, siis ta ise tuvastab ära, kas vooluring on avatud või vooluring on suletud. Ühesõnaga, pirn näeb välja meil selline. Pisut kobakas on võrreldes teiste pirnidega, aga noh, aru saada ka, miks ta sihuke kobakas on, kuna ta on ikkagi sisse ehitatud aku, siis peab ta ka pisut suurem olema. Kaasa tuleb ka veel sihuke riputamissüsteem, mille peal on ka väike nupp. Ehk siis, kui me nüüd selle süsteemi siia otsa keerame, keerasin väga kõveralt, keerame selle süsteemi siia otsa, siis ta töötab. Nii lihtne see ongi. Kõik on ainult aku pealt. Ta laeb ennast ise, siis kui ta on sul pandud, ütleme, seesama lamp, mis mul seal taga paistab, sinna sisse, ta laeb ennast 24 tunniga, vist kui ma õieti mäletan, vaatame üle. Ja 24 tunniga täis ja ongi korras. Nüüd paneme ta selle lambi sisse ja lükkan elektri täiesti välja. Ja siis saate ise ka näha, kuidas see asi nagu töötab, kui elekter on väljas ja lülitist siis sisse panna. Nii, võtame siis vana pirni siit välja. Ma praegu näitan ka, et elekter on meil sees. Selle pirni välja. Siin on näha ka nüüd seda erinevust, et akuga ja siis ilma akuta pirn. Nii, keerame selle siia sisse. Elekter taga. Praegu samal ajal ta tegelikult laeb ennast, kui ta on ikkagi natuke sisse sinna topitud. Ühesõnaga, nüüd ma lükkan siis kaitsmed välja, teeme toa elektrist tühjaks ja tuleme tagasi selle lambipirni juurde ja vaatame, kuidas see asi siis veel töötab. Nii, elekter on nüüd täiesti välja lülitatud, pirn on meil lambi sees ja nüüd saame vaadata, kuidas see asi siis käib, et nagu näha, siis juhe on sees, pluss siis pikendusjuhe on ka ühendatud. Ülejäänud asjad siin juures on taga veel wifi ruuter ka, mida kahjuks praegu näha ei ole. On täiesti väljas tegelikult, võin näidata ka. Nii, see on ka nullis meil. Selle siia just tagasi. Ja pirn on sees, aku on tal täis ja vajutame lülitit ja töötab.
nii lihtne see ongi. Ja väljas. Laen lükkan kaitsmed sisse ja tagasi. Ühesõnaga, nagu näha oli, siis avarii olukorraks või kriisiolukorras kasutada sellist pirni ja selle raha eest, ma ei tea, ei jookse mööda külge maha, et endale selliseid asju soetada ja miks mitte kohe mitu tükki, et elementaarsed sellised ruumid, mida me kõige rohkem kasutame, ütleme siis ongi elutuba, köök, võib-olla vannituba, WC. Nendesse magamistubas nii väga tähtsust ei omagi. Peame niikuinii ainult magama, on kõik. Aga jaa, et meil on võimalus teda kasutada siis muidugi lambina, on ju. Me saame teda ka kasutada tegelikult, nagu siin näha on, põhimõtteliselt nagu taskulampi või isegi, ma ei tea, matkal olles telki sihuke asi panna, et kas või natukenegi mingisugust valgust. Ja praegu, mis ma ütlen, kui teil on võimalus, siis kindlasti kasutada see lõpumüügi võimalus ära ja soetada endale, ma ei tea, tagavaraks kas või mitu tükki neid, et kui teil on veel isegi suure tsokliga, siis ütleme laelambid, siis need kohe sinna sisse keerata, nad võivad ka seal sees olla. Ja põhimõtteliselt ega sa ei saagi aru, kui elektrikatkestus tuleb, lamp niikuinii põleb. Näeme järgmises videos.